4 päeva hiljem on ka võõrsil mäng Hispaaniaga, mis kahtlemata muidugi ka väga keeruline. Aga kohtumine on alanud, Eesti meeskond mängib täna ühel kummalisel põhjusel valges vormis, Gruusia meeskond punastes särkides edukamalt, aga oleksid ei loe ning nüüd juba Gruusia rünnak jätkumas ning seal kasti lähistel kombineeritakse, söödetakse päris kenasti ning tuleb tollest olukorras ka pealelöök Arabulilt, aga läheb siiski selgelt mööda end Tsintsadze. Ning siit nüüd Gruusia tuleb ja Matvei Igonen peab esimest korda tõsisemalt tõrjetööd tegema, kui pealelöögi sooritab Nika Kačarava. Ning Gruusia saab taas rünnakule tulla ja nüüd on Eestil kaitses häda käes ning seal on nüüd Gruusial ja mitu petet, mitu eestlast on juba käinud. Postis käib pall ära praegu, ei õnnestunud lüüa sihtmärgile pihta saada Nika Kačaraval, kes seal ennem 2 eestlast tagumiku peale pani. Vasakult äärelt ja sealt on 1-0 olemas Gruusiale. 39. minutil viib Nika Kačarava selles olukorras Gruusia meeskonna seda mängu 1-0 juhtima ning terav tsenderdus vasakult äärelt on see, mis Eesti meeskonna kaitse lõpuks murrab ning mis seal salata, see oli ju tulemas, seda oli näha, ei ole see üllatus, et Gruusia meeskond seda mängu nüüd juhtima on asunud. Ning kohe näeme olukorda ka korduses, mängitakse pall vasakusse äärde, ründaja Arabuli leiab sealt äärekaitse David Jubivala, madal tsenderdus ning tõepoolest ei suuda vähemalt, et oleks selline natukene parem tunne sees, kui õhtul kodus magama minnakse. Siit Robert Kirss võidab Audi sisseviske järel palli ning tuleb ka trahvikasti sööt Martin Milleri suunas pärale ei jõua, selle löövad Gruusia mehed klaariks. Käit saab keskpeale lahti palli ja läheb ise läbi ja läheb veel läbi ja läheb veel läbi Käit ja Käit läheb ja lööb, aga suudab selle olukorra Lazaradze Kupatadze tõrjuda, aga hea soolo praegu Fulhami noortemeeskonna kuuluvalt Mattias Käidilt esimene. Ja Vladimir Avilov teeb vea ning sealt veel ka nüüd Gruusiale ohtlik karistuslöök. Väravat Matvei Igonen on koguni 6 Eesti mängijat seal müüri kamandanud. Ning Tsintsadze on mees, kes lööb ja Eesti õnneks läheb pall mööda. Äärevahetus ja Malta Pidzelt ning suurepärane pall karissalasse ja Igonen tõrjub tolles olukorras. Grigol Tšabradzele andis oivalise passi ja Malta Käit. Sööd Kirsile ja suluseisu ei ole, Kupatadze on väravast väljas, aga suurepäraselt tuleb Gruusia väravaht, Kupatadze tolles olukorras ka väravast välja ja saab palli klaariks mängitud. Sinjavski proovib 3 grusiinist läbi saada, ei õnnestu, Ainsalu, hea pass vasakusse äärde, see oli õige lahendus. Kauber mööda äärt edasi, Liivakule, Liivak karistusalas, kas suudab sealt nüüd ka vähemalt pall värava ette toimetada, saaks meie teise pealelöögi sooritatud. Tuleb ääre pealt tsenderdus ning Kauber ja ei tule sealt pealelööki sellist, mida peaks Kupatadze tõrjuma ning 20 sekundit on mängida ja ilmselt tuleb tõdeda, et Gruusia 1-0 võiduga see mäng ka lõpeb. Ja mäng on lõppenud, näitab kohtunik Rob Harvey. U21 EM valikmäng Gruusia ja Eesti vahel lõpeb A. Le Coq Arena'l Gruusia 1-0 võiduga.